kaitsevad mehed, mitte koalitsioonid. See on actually fakt though. See on fakt. Teile ei pea meeldima Martin Helme, aga see on fakt. Ja kui te ütlete, et mehed ei kaitse, siis okei, aga kes on politseinikud, kes tulevad kohale siis, kui teie mees peksab teid? Nii et shut the fuck up. Kes on need inimesed, kes kaitsevad teid samal ajal, kui vangid istuvad vanglas? Kes on vangivalvurid? Just need samad mehed. Ja miks ei ole naised? Sellepärast, et need samad vangid lihtsalt peksaks need naised ära. Et nagu, come on. Me ei pea valetama üksteisel. Me oleme ühiskonnana piisavalt kaugel, et me saame aru, et mehed on füüsiliselt tugevamad kui naised. Me ei pea mängima lolli. Nagu palun mitte. No mille jaoks, noh? See on actually fakt though. See on fakt. Life goal täidetud. Ma olen istolehel. Tavai, agan päkkida seda. Ma olin su fänn, kui ma äkki mingi 10 olin. Ja su content on siiani täpselt sama. Aga vahe on selles, et sa oled nüüd täiskasvanud poliitik. Reageerimas autisti videole. Nagu see on PR nightmare, nagu palkaturundaja reaalselt. Igastahes. Mehed, mitte koalitsioonid. Ja kui te ütlete, et mehed ei kaitse, siis okei. Ma ei öelnud mitte kordagi, et mehed ei kaitse. Ma ütlesin, et mehed peavad meid kaitsma meeste eest. Mina ka ei ütlenud, et tema ütles, vaid ma ütlesin, kui te ütlete. Ehk siis ma rääkisin nagu nii vaatajate kui ka kõigi teistega, kes seda TikToki või mida iganes näevad. Mis iganes ülekantud tähenduses sina ennast puututatuna tundsid, on sinu isuterapeudi vaja. Ei, aga kes on politseinikud, kes tulevad kohale? Oled märganud, et neile makstakse selle eest ja nad ei päästa ainult naisi. Oled märganud, et see pole eksklusiivselt meeste amet. See on lihtsalt kapitalist. Okei, no ta ütles alguses ära, et ta on autist, nii et ma isegi nagu ma ei hakka nagu lihtsalt... Ma ei hakka võtma. 2026, usu või mitte, aga naised võivad ka politseinikud olla ja kirikus rääkida. Seega, sorry, see ei ole mehed kaitsmas naisi, see on kapitalism. See on halb näide. Teie mees peksab teid. Mis asja? Kapitalism? Okei. Shut the fuck up. Kes on need meesed? Shut the fuck up. Shut the fuck up. See vend on poliitikust täiskasvanud mees, by the way. Mina see olen. Täiskasvanud mees. Ja tema argument on, and I quote, shut the fuck up. Mille puts. Shut the fuck up ei ole argument. Ja ma ei tea, mida vittu sa siis poliitikuna veel peale hakkad, kui nagu, mida me teeme nälgivate lastega? Mis on su lahendus sellele poliitikale? Kuidas sa kommenteerid praegu? Shut the fuck up on ju. Tegelikult argument oli ikkagi see, et kui mees peksab, siis järelikult ka mees on võimeline kaitsma, see oli nagu argument ja siis sellel ei olnud nagu justkui vastust ja siis sellel oligi nagu vastuseks siis omakorda nagu shut the fuck up. Straight. Sa vastad argumendile, et mehed on suurim oht naisele. Sellegast sa ütled, et isegi oma mehelt saab peks. Kas sul on mingi ironide? Ja jällegi täiesti vale arusaam, et pigem oli nagu eesmärk ikkagi mainida nagu seda, et meestel on alati rohkem jõudu, mis tähendab seda, et kui mehed on võimelised tegema haiget, siis mehed on ka ainukesed, kes on võimelised kaitsma. Efficiency või mis märk? Kas me oleme samal poolel, sest point oli sama. Kalja on suurem meeste vihkaja kui mina. Nagu ma olen oma share'i asju öelnud meeste kohta, ma mõistan. Aga mitte seda, et ma ütleks, et iga mees on oht naisele ja kui sa naisel oled suhtes, siis sa oled oht. Aga ma arvasin, et see liiga woke take nagu Eesti jaoks, aga feministo siin ei arva. On poliitikuid, kes on nagu, et ja kes gaslightivad naisi, et ei, mehed ei ole mingi suur oht, mitte kõik mehed. Pole lihtsalt häid mehi oma elus. Ja siis on feministo, kes ütleb otse ja ausalt, et kui sul pole turvameest, sa saad peksa. Ja nagu, sul on õigus. Naised on isegi oma partnerite eest ohus. Aga kui mina selle välja ütlen, siis te karjute kuri feminist, meeste vihka, ja mis seganes. Ma ei vaidlesin mitte... See ei ole feminism ju, kui keegi väidab, et mehed on füüsiliselt tugevamad kui naised. See ei ole feminism ju. Millegiga vastu, aga sa oled väga vares erakonnas, kui sa arvad, et praegusel seisul on mehed oht naistele. Et mehed on ainsad, kes meid meeste eest kaitseda saavad. Muuta tuleb... Nii ongi, tegelikult jah. Mehed saavadki kaitsta
nagu mida vittu, kellega ta vaidleb nagu, ma ei saa aru. Süsteemi ja sina praegu esindad erakonda, mis tahab hoida seda süsteemi ja meid viia veel ajas tagasi. Kommentaarides suht sama ütled. No ma igaks juhuks mainin ära, et esiteks ma ei ole Isamaa erakonnas olnud mingi septembrist saati ja teiseks, kui keegi üldse tahab viia, siis ma arvan, et see ei ole Isamaa erakond, kes sinna tahab viia, et Isamaa on ikkagi... ma ütleks, et pigem liberaalsete vaadetega, kui me räägime nagu ikkagi nagu päriselt nagu konservatiivsetest vaadetest. Et Isamaa on pigem parempoolne, aga ta ei ole nagu nii konservatiivne, et ta pigem on kuskil tsentrist rohkem. Aga ta nagu nii-öelda majanduslikust maailmavaatest on selgelt parempoolne. Mine õue ja saare ipi, et loll laps on ju mis iganes. Aga nagu me nõustume. Te tõestate mu pointi. Ma ütlen, et mehed on suurim oht naistele praegusel seisuga ja me kõik nõustume. Aga kas keegi on vaidlenud vastu või? Mis siin toimub? Tiim Istona. Mehed hakake kaitsma Krissi, kuna ta aitab oma mölaga mehi, kes peksavad ja mõnitavad naisi ja lapsi. Oi, ma seda ei jaksa lugeda, see on liiga pikk kommentaar. Nagu sa enne ütlesid, aasta on 26, seda võib ka rakendada, kui ainult sellele, et naised teevad asju, mida enne tegid mehed. Korduvalt kinnitatud, et kui avalikus kohas kedagi rünnatakse, röövitakse lapsi ja nii edasi kutsuvad abi, sekkuvad peamiselt naised. Mehed sekkuvad peamiselt, kui nad on koos grupi teiste meestega. Okei. Üksik mees sekkumas on väga ebatõenäoline, kui mees kaitseb oma naist, statistika ütleb, et tõenäolisemalt ründab, siis see, kes on peamiselt, sest ta näeb naist enda omandina ehk territoriaalsus, mitte hoolivus. Kui mehi ei oleks, poleks vaja naistel ka nende eest kaitset. Mida vittu ma loen lihtsalt? Sorry, aga mis siin toimub? Seda, et naistel on raske näha mehe tegelikku mina, kuniks on liiga hilja, peab olema ülimalt ettevaatlik mehe otsingul. Kokkuvõttes süüdi on mehed. Selge. Kurioosne on see, et konventsioon kaitseb kõiki olenevate soost, kuid nad tahavad kakelda seal iseenda kaitse vastu ka. Ma ei tea, ma isegi tea, millest siin nagu täpsemalt, mis siin nagu toimub. Ma tõenäoliselt olen liiga rumal, et ma ei saa aru lihtsalt, mis siin toimub. Aga ikkagi minu isiklikul hinnangul fact standib, et tervet maailma sisuliselt ikkagi kaitsevad mehed. Ükskõik, mis sul juhtub, et mees on alati füüsiliselt tugevam. Jah, see on koht, nõustun. Aga sealt tulenevalt ka see sama fakt, et paberilipik või mingi Google Docs ei päästa naist füüsilisest vägivallast siis konventsiooni näol, et seda ikkagi teevad, kui sinu mees peksab sind, siis ainuke, kes sulle saab tulla appi, on teine mees, kes on sinu mees tugevam. Ja nii ongi. Et jaa.